On olemas vormiriideid, mis pole lihtsalt riided. Mõned neist on loodud elu päästmiseks, keha kaitsmiseks või selleks, et näidata kandja distsipliini ja võimu. Selles videos tutvustame mõningaid maailma kõige võimsamaid ja tuntumaid vormiriideid. Number 15. NASA kantav kosmoselaev. Kui astronaut lahkub kosmoselaevast, on just tema skafander ainus, mis eraldab teda surmavast kosmosest. Väljas ei ole õhku, temperatuurid on äärmuslikult kuumad või külmad ning seal lendab kiiresti ringi väikesi prahti. Seetõttu ei ole NASA skafander tavaline riietus. See on nagu väike kosmoselaev, mida kantakse kehal. Rahvusvahelises kosmosejaamas kasutatakse kosmosekõndudel ülikonda, mida nimetatakse Extravehicular Mobility Unitiks ehk EMUks. Täielikult komplekteerituna võib see maal kaaluda üle 113 kilogrammi. Mikrogravitatsioonis seda raskust ei tunne, kuid seda on siiski raske liigutada. See on paks, jäik ja selle sees on rõhk. Isegi lihtne tööriista hoidmine muutub väsitavaks, kui oled kosmoses mitu tundi töötanud. Enne ülikonna selgapanekut paneb astronaut kõigepealt selga jahutusriietuse, milles on väikesed külma veega torud. See hoiab ära keha ülekuumenemise. Pärast seda tulevad püksid, saapad, jäik rinnaplaat, varrukad, kindad, kiiver ja elutoetus seljakott. Seljakott varustab astronauti hapnikuga ja eemaldab süsihappegaasi. See jahutab keha, varustab elektriga ja aitab suhtlemisel. Skafandri sees peab olema rõhk, et astronaut ellu jääks. Aga kui rõhk on liiga kõrge, muutub skafander jäigaks ja tal on raske kummarduda või sõrmi liigutada. Üks raskemaid osi on kinnaste valmistamine. Need peavad kaitsma käsi äärmuslike temperatuuride ja prahi eest. Aga astronaut peab siiski suutma tööriistu ja väikseid kosmoselaeva osi kinni hoida. Seetõttu tehakse kindad iga astronaudi käe järgi täpselt sobivaks. Kui kindad on liiga lõdvad, on raske asju kinni hoida. Kui need on liiga kitsad, väsivad käed kiiresti ja hakkavad valutama. Igasugune kahjustus ülikonnas on ohtlik. Kui ülikonda tekib suur auk või kaob rõhk, peab astronaut kohe tagasi õhulukku minema. On olemas hädaolukorra hapnikusüsteem, kuid see on ainult ajutine varuvariant. 2013. aasta 16. juulil koges Itaalia astronaut Luca Parmigiano kiivris veeleket. Kosmosekõnni ajal kogunes vett nii palju, et tal oli raske näha, kuulda ja suhelda. Mikrogravitatsiooni tõttu jäi vesi tema näole kinni, selle asemel, et alla kukkuda. Kosmosekõnd katkestati kohe ja ta jõudis turvaliselt tagasi õhulukku. NASA pidas seda üheks kõige ohtlikumaks juhtumiks kosmosekõnni ajaloos. Mõned praegused emmud on samuti juba vanad, sest nende põhikujundus pärineb kosmosesüstiku ajastust. Paljusid osi remonditakse ja uuendatakse korduvalt. Seetõttu arendavad NASA ja Axiom Space uut ülikonda nimega AX-MU, mis on mõeldud Artemis Kuu missioonide jaoks. See on loodud nii, et selles oleks lihtsam liikuda. See sobiks erineva kehaehitusega astronautidele ja oleks kasutatav ka raskemates tingimustes Kuu peal. Aga enne peab see veel palju teste läbima, enne kui seda saab lõplikult kasutada. Maal on vormiriietus lihtsalt riietus, aga kosmoses on kosmoseülikond sinu õhk, kaitse ja jahutussüsteem. Ja see on ainus viis, kuidas astronaut ellu jääb. 14. Suurbritannia kõrge karunahkmütsiga kaardiväelase vormiriietus. Buckinghami palee ees on lihtne ära tunda sõdureid, kes kannavad punast vormi ja suurt musta mütsi. Seda nimetatakse karunahkmütsiks. Briti sõjavägi kasutab endiselt ehtsat musta karusnahka. Kuigi erinevad rühmitused on juba ammu nõudnud selle asendamist sünteetilise materjaliga, on see siiski jäänud Briti jalaväe kaardiväe vormi osaks. Pärast Waterloo lahingut 1815. aastal võtsid grenadeeri kaardiväelased selle stiili üle Prantsuse keisarlikult kaardiväelt ning hiljem hakkasid seda kasutama ka teised jalaväe kaardiväe üksused. See võib olla peaaegu 18 tolli kõrge. Seda on raske ja palav kanda, eriti suvel. Sellel puudub kuulide eest kaitse ja seda ei kasutata päris lahingus. Selle peamine eesmärk on traditsioon ja identiteet. See paneb sõdurite rivi kõrgema ja hirmu äratavamana paistma. Aga nemad, need, kes seda kannavad, ei ole näitlejad, vaid nad on päris Briti armee sõdur. Siia kuuluvad Grenadieri kaardivägi, Coldstreami kaardivägi, Šoti kaardivägi, Iiri kaardivägi ja Walesi kaardivägi. Nad on välja õpetatud jalaväelastena ja neid võib määrata sõjalistele operatsioonidele, mitte ainult palee valvamisele. Kui nad on valves, peavad nad jääma valvsaks ja distsiplineerituks. Nad ei tohi lihtsalt naerda, lobiseda ega reageerida turistidele, kes neid segavad.
Kuid ei ole tõsi, et neil on keelatud liikuda. Nad võivad marsida, anda hoiatushüüdeid ja tegutseda, kui on oht või keegi takistab nende tööd. Nad peavad ka taluma pikka seismist, vormi raskust, kuumust, külma, vihma ja paljude inimeste tähelepanu. Seetõttu pole suur must müts lihtsalt kaunistus. See on üle 200 aasta kestnud sõjaväetraditsiooni sümbol ja see näitab ka distsipliini, mida nõutakse sõduritelt, kes on valmis täitma tseremoniaalseid ülesandeid või osalema pärisoperatsioonides. Number 13. Salateenistuse varjatud kaitseülikond. Kui Ameerika Ühendriikide presidenti nähakse avalikul üritusel, on tema ümber tavaliselt tumedates ülikondades mehed. Nad näevad välja nagu ärimehed või tavalised valitsusametnikud, kuid tegelikult on nad Ameerika Ühendriikide salateenistuse eriagendid. Nende ülikond ei ole mõeldud ainult ametliku mulje jätmiseks. See peab varjama nende turvavarustust, võimaldades samal ajal neil joosta, võidelda ja kaitsta inimest, keda nad valvavad. Üks salateenistuse peamisi ülesandeid on kaitsta presidenti, asepresidenti, nende perekondi, endisi presidente ja külastavaid välisriikide juhte. Nad pakuvad turvalisust suurte sündmuste ajal, mis võivad olla rünnakute sihtmärgiks. Kui on kaitseülesanne, peavad agendid jääma võimalikult märkamatuks. Nad peavad olema presidendile lähedal, kuid ei tohi kogu üritust varjutada ega inimeste tavapärast käitumist segada. Seetõttu kannavad nad tavaliselt tumedat ülikonda, valget särki, lihtsat lipsu ja läikivaid kingi. See näeb professionaalne välja ja sobib kohtadesse nagu Valge Maja, valitsushooned, hotellid, lennujaamad ja diplomaatilised kohtumised. Aga see on erinevalt tavalistest ärikostüümidest tehtud. Pintsakul peab olema piisavalt ruumi kehaturvise, sidevahendite ja muu varustuse jaoks. Ei tohi olla näha, et midagi on all peidus. Samas peab seda olema lihtne avada hädaolukorras. Õla- ja käsivarra osa on veidi avaramad. See on oluline, sest agendil võib olla vaja käsi tõsta, kaitstavat inimest tõmmata või teda oma kehaga katta. Ka tema jalad peavad vabalt liikuma saama. Seetõttu ei tohi püksid olla liiga kitsad. Ta peab suutma kiiresti joosta, kummarduda, hüpata või maadelda, ilma et riided katki läheksid. Ka jalanõud on olulised. Need näevad välja nagu tavalised pidulikud kingad, kuid need peavad olema mugavad ja hea haarduvusega. Agent võib joosta libedal marmoril, märjal teel, murul, treppidel või lahtisel pinnasel. Veel üks Secret Service agendi kergesti märgatav asi on väike kõrvaklapp tema kõrvas. See on ühendatud turvalise sidesüsteemiga, mida kasutab kogu kaitsemeeskond. Selle abil saavad nad kiiresti jagada infot presidendi liikumise kohta, kui on kahtlane isik või kui tuleb marsruuti muuta. Kuid mitte ainult presidendi kõrval olevad agendid ei paku kaitset. Enne veel, kui kaitstav isik kohale jõuab, kontrollib teine meeskond juba kogu ala. Nad vaatavad üle sissepääsud, väljapääsud, katused, lähedal asuvad hooned, võimalikud evakuatsiooniteed ja kohad, kus ründaja võiks varjuda. Nad teevad koostööd kohaliku politsei, kiirabimeeskondade, pommitehnikute ja teiste turvaüksustega. Mõned agendid on rahva seas, mõned jälgivad sõidukit. Mõned kontrollivad ümbrust. Keegi valmistab ette alternatiivset marsruuti juhuks, kui president tuleb kiiresti evakueerida. See tähendab, et need agendid, keda tema kõrval nähakse, on vaid väike osa palju suuremast turvaoperatsioonist. Ka Secret Service'i väljaõpe on väga karm. Eriagente koolitatakse tulirelvade kasutamises. Füüsiline kaitse, hädaolukordadele reageerimine, sõiduki juhtimine, uurimine ja meditsiiniline abi. Nad peavad suutma kiiresti otsuseid langetada, isegi siis, kui ümbrus on kaootiline ja pole selge, kust oht võib tulla. Harjutustel harjutavad nad ikka ja jälle erinevaid rünnakusstsenaariume. Kui kostab lask või keegi tormab äkitselt peale, peab iga agent kohe teadma, mida teha. Keegi tõkestab võimaliku ründaja tee, keegi katab presidendi. Keegi viib ta sõiduki juurde või turvalisse kohta. Nad ei tohi kõik korraga sama asja teha. Igal ühel on kindel roll. Oluline on ka niinimetatud kaitseformatsioon. See on agentide paigutus inimese ümber, keda nad kaitsevad. See muutub sõltuvalt asukohast, inimeste arvust ja ürituse tüübist. Kui liigutakse läbi suure rahvahulga, on formatsioon tihedam. Kui ollakse turvatud alal, on formatsioon lõdvem. Nad jälgivad alati inimeste käsi, rahvahulga liikumist, avatud aknad ja kõik, mis ei ole omal kohal. Kui on tõeline oht, on peamine eesmärk mitte kaua võidelda. Nende esimene ülesanne on kohe kaitstava isiku eemale viimine.
agendid võivad teda oma kehadega varjata. Nad lükkavad ta soomustatud sõiduki poole ja viivad turvalisse kohta. Number 12. Kantav süvavee allveelaev. Mida sügavamale sukelduda, seda tugevam on veesurve. Väga sügaval meres võib surve tavalise varustuse purustada. See on ohtlik ka inimese kehale, sest mõjutab kopse, verd ja närvisüsteemi. Siin kasutataksegi atmosfäärilist sukeldumisülikonda ehk ADS-i. See näeb välja nagu suur metallist robot, kuid sees on inimene. See on nagu väike allveelaev, mis on kehakujuline. See ei ole tavaline sukeldumisülikond. Tavalise süvasukeldumise puhul hingab sukelduja gaasi, mis peab vastama ümbritseva veerõhule. Mida sügavamale ta läheb, seda suurem on rõhk, mida tema keha kogeb. Selle tõttu ei saa ta lihtsalt kohe pinnale tõusta. Ta peab peatuma erinevatel sügavustel, et gaasid, mis on tema veres ja kudedes laustunud, saaksid kehast järk-järgult väljuda. Seda nimetatakse dekompressioonipeatusteks. Kui tõusta liiga kiiresti, võib tekkida dekompressioonitõbi ehk kessoontõbi. See võib põhjustada tugevat valu, halvatust, ajukahjustusi ja surma. Atmosfääriline sukeldumisülikond on teistsugune. See hoiab sees rõhku, mis on peaaegu sama nagu normaalne rõhk merepinnal. Isegi kui välisrõhk on väga tugev, ei tunne sukelduja seda otseselt. Kuna tema keha ei puutu kokku kõrge rõhuga, ei ole tal vaja pikki dekompressioonipeatusi, mida tavalised süvavee sukeldujad vajavad. Mõne mudeli puhul võib ADS jõuda umbes 2000 jala ehk üle 600 meetri sügavusele. Ameerika Ühendriikide merevägi kasutas samuti seda süsteemi, et operaator saaks sellisel sügavusel töötada, jäädes samal ajal ühe atmosfääri rõhul. Ülikond on maal olles väga raske. Mõned mudelid võivad kaaluda 100 naelu. Tavaline inimene ei suuda seda tõsta ega sellega kõndida. Vaja on kraanat või spetsiaalset varustust, et see laevalt vette lasta. Kuid kui see on juba vee all, aitab ujuvus ülikonda kanda. Selle kaal on reguleeritud nii, et see ei upuks kiiresti ega tõuseks pinnale. Orpus on valmistatud tugevast metallist või komposiitmaterjalist. Rinnal, peas, kätel ja jalgadel on paksud osad, et taluda väga suurt välist rõhku. Ees on väikesed vaateaknad, et sukelduja näeks välja. Tema nähtavus on piiratud, eriti kui vesi on pime või mudane. Seetõttu on olemas ka tugevad tuled ja mõnikord kaamerad, mis saadavad videot laeval olevale tugimeeskonnale. ATSi keha ei ole nii paindlik nagu tavaline sukeldumisülikond. Sellel on mehaanilised liigesed õlgades, küünarnukkides, randmetes, puusades ja põlvedes. See võimaldab sukeldujal oma käsi ja jalgu liigutada ilma, et veesurve sisse pääseks, kuid liigutused on aeglased ja rasked. Ta ei uju nagu akvalangiga sukelduja. Ta on pigem nagu operaator, kes juhib seestpoolt väikest masinat. On olemas mudelid, mis kasutavad vee all liikumiseks tõukureid. Mõnel tööl lastakse ülikond otse selle koha lähedale, mida tuleb inspekteerida. Käte otstes võivad olla spetsiaalsed mehaanilised käed või tööriistad. Neid kasutatakse kaabli hoidmiseks, ventiili sulgemiseks, varustuse kinnitamiseks, proovide võtmiseks või remonditööde tegemiseks. See ei suuda teha kõike, mida inimese käsi suudab, kuid see on piisav teatud töödeks, mis on tavalise sukelduja jaoks liiga sügaval ja liiga ohtlikud. ADS-il on oma elutoetussüsteem. See varustab õhuga ja eemaldab sukelduja poolt eraldatud süsihappegaasi. See kontrollib ka temperatuuri ja niiskust sees, et tal ei hakkaks liiga külm, palav ega oleks hingamine raske. Ta suhtleb pidevalt tugimeeskonnaga pinnal. Meeskond jälgib sügavust, liikumist, ülikonna seisukorda, õhuvarustust ja teisi olulisi süsteeme. Tavaliselt on see kaabli või trossi abil laevaga ühendatud. See võimaldab suhtlust, elektrit ja võimalust ülikonda alla lasta või üles tõsta. Atmosfäärilist sukeldumisülikonda kasutatakse sõjaväelises sukeldumises, allveelaeva päästes, avamere nafta- ja gaasitöödel, inspekteerimisel ja veealusel remondil. Kui allveelaeval või veealusel rajatisel tekib probleem, on väga oluline, et inimesel oleks võimalus sinna jõuda ilma, et ta satuks ümbritseva keskkonnaga sama suure rõhu alla. Kuid ka atmosfääriline sukeldumisülikond ei ole täiuslik. See on suur, kallis, raske transportida ja vajab tervet tugimeeskonda. Operaatori liikumine on samuti piiratud. Ameerika Ühendriikide mereväe sõnul olid vanad atmosfäärilised sukeldumisülikonnad rasked ja mitte eriti manööverdatavad. Seetõttu arendavad nad uusi süsteeme, mis on paremad ja lihtsamini kasutatavad. Kui liigend, toitesüsteem, side või tross saab kahjustada, võib sukelduja jääda väga sügavasse vette lõksu. Seetõttu kontrollitakse enne kasutamist hoolikalt iga tihendit, ventiili, liigendit, kaablit ja elutoetussüsteemi osa.
ülikonna sees ei tunne sukelduja otseselt välisrõhku, aga ta teab, et ainult mõned tollid tugevat materjali eraldavad teda merest, mis suudaks inimese keha purustada. Seega ei ole see tegelikult tavaline sukeldumisülikond. See on ühe inimese surveaanum, väike allveelaev, mida kantakse kehal. Number 11. Snaipri kaduv Gilli ülikond. Lahinväljal ei ole alati kõige paksem soomus, kõige tõhusam kaitse. Mõnikord on sõdur, keda ei nähta, palju turvalisem. See ongi Gilli ülikonna eesmärk. See on maskeerimisriietus, mida kasutavad snaiprid, luuresõdurid ja teised sõjaväelased, kes peavad varjatult jälgima ümbrust. See ei muuda inimest päriselt nähtamatuks. Aga kui see on õigesti tehtud ja kasutatud, võib teda pidada rohuks, taimeks, mullaks või osaks ümbritsevast keskkonnast. Tavaline sõjaväe kamuflaaž kasutab värve ja mustreid, et sobituda keskkonnaga. Gilli ülikond läheb sellest veelgi kaugemale. See muudab keha enda kuju. Inimsilm suudab kergesti ära tunda ümmarguse pea, sirged õlad, 2 kätt ja sümmeetrilise keha. Isegi kui riiete ja ümbruse värv on sama, võib inimese selge kontuuri siiski märgata. Seetõttu lisatakse Gilli ülikonnale segaseid kangaribasid, võrku ja muid materjale. See katab pea kuju ja lõhub õlgade sirge joone. Kuna inimese kuju pole enam selgelt eristatav, on teda raskem märgata. Ainult valmis Gilli ülikonna ostmisest ei piisa. Seda tuleb kohandada vastavalt missiooni asukohale. Ülikond erineb sõltuvalt sellest, kas tegemist on kuiva rohumaaga, tiheda metsaga, lumise maastikuga, mudase piirkonnaga või linnakeskkonnaga. Tavaliselt on olemas alusvorm või kerge rõivas. Sellele lisatakse võrku, džuuti, sünteetilisi kiude, nööre ja muid maskeerimismaterjale. Kasutatakse ka tulekindlaid materjale, sest vana tüüpi džuuti või kuivad taimed võivad kergesti süttida. Ameerika Ühendriikide armee on samuti loonud komplekte, mida saab kasutada Gilli ülikonna valmistamiseks, parandamiseks ja kohandamiseks vastavalt kliimale ja missioonile. Kohale jõudes lisatakse sellele veel looduslikku taimestikku nagu rohi, lehed, väikesed oksad ja muud ümbritsevad taimed. Oluline on võtta värskeid taimi just sellest kohast. Kui ülikonnale kinnitatakse teist tüüpi või teist värvi taimi, muutub snaiper veelgi märgatavamaks. Ka liiga palju ei tohiks panna. Kui lehti ja oksi on liiga tihedalt, muutub ülikond raskeks ja kandjal on raske liikuda. See võib ka taimede külge kinni jääda ja müra teha. Seetõttu on vaja tasakaalu. Keha kontuur peab kaduma, kuid roomamis- ja varustuse kasutamise võime ei tohi kaduda. Taimestikku vahetatakse aja jooksul samuti. Värsked lehed närbuvad ja muudavad värvi. Kui ülikonnal on juba pruunid lehed, aga ümbrus on roheline, on erinevus kergesti märgatav. Ka vintpüss ja muu varustus tuleb maskeerida. Peidetud kehal pole mõtet, kui relva sirge ja tume kuju on siiski nähtav. Seetõttu kaetakse see samuti maskeerimismaterjaliga, kuid see ei tohi katta sihikut, liikuvaid osi ega toru. Väga olulised on ka nägu ja käed. Isegi kui ainult väike osa nahast on nähtav, võib see valgust peegeldada. Seetõttu kasutab snaiper näovärvi, kindaid, loori või võrku, et vähendada nahaläiget. Aga isegi kui ülikond on täiuslik, ei tööta see, kui kandja liigub valesti. Silm märkab liikuvaid objekte palju kergemini kui paigal seisvaid. Seetõttu liigub snaiper aeglaselt. Ta ei tõuse lihtsalt püsti ega rooma kiiresti. Ta liigub natuke, peatub, jälgib ja liigub siis uuesti edasi. Niinimetatud hiilimiskoolitusel peab snaiper lähenema vaatluspiirkonnale nii, et instruktorid teda ei märkaks. Instruktorid kasutavad binokleid ja muud optilist varustust, et teda leida. Nad teavad, et snaiper on tulemas, kuid kui tema maskeering ja liikumine on korralik, võib teda siiski olla raske märgata. Ameerika Ühendriikide armee õpetab, et snaiper peab kasutama ümbritsevat taimestikku, varje, katet ja aeglast liikumist, et teda ei märgataks. Ta ei liigu kunagi lihtsalt üle avatud ala. Ta valib tausta, mis sobib tema ülikonnaga. Ta väldib pünka otsas siluetina paistmist, sest keha kuju on kergesti nähtav, kui see on heleda taeva taustal. Ta väldib ka rohu ja okste äkilist liikumist. Kui taim liigub, isegi siis kui tuult pole, võib vaatleja seda märgata. Seetõttu liigutab ta oma keha ettevaatlikult, et ümbrust mitte raputada. Isegi valvust tuleb jälgida. Päikese käes võivad läikida sihik, binokkel, kell, nahk või metallvarustus.
isegi väike peegeldus võib tema asukoha paljastada. ta peab ka müra kontrolli all hoidma. riiete sahin, varustuse kokkupõrge, oksa murdmine või tugev hingamine võivad vaikuses kergesti kuulda olla. Hilli ülikonna kandmine on ka füüsiliselt ja vaimselt väga nõudlik. see on paks ja kuum, sest sellel on kinnitatud palju materjale. sinna võib sattuda muda, vett, tolmu ja putukaid. mõnikord peab snaiper püsima ühes asendis mitu tundi järjest. ta ei saa lihtsalt püsti tõusta, kui jalg ära sureb. samuti ei tohi ta kiiresti sügada, kui mõni putukas mööda nägu roomab. isegi väikest liigutust võivad märgata need, kes teda otsivad. kuid varjumine pole ainus asi, mida vastupidavus tähendab. ta peab ka jälgima, koguma teavet, kindlaks tegema vaenlase asukoha ja raporteerima oma üksusele, mida ta näeb. mõnel missioonil on tema saadud teave olulisem kui vintpüssist tulistamine. seetõttu on kannatlikkus, mälu, suhtlemine ja õige otsustamine väga tähtsad. Kelly ülikond on vaid tööriist. see ei muuda inimest automaatselt nähtamatuks. kui värv, liikumine, taust, valgus või asend on vale, leitakse ta ikkagi üles. aga kui õige ülikond, õige maastik ja tugev distsipliin kokku panna, võib inimene vaadata otse snaipri suunas ja ikkagi mitte märgata, et seal on keegi. kogu nimekirjas on vormiriideid, mis näitavad autoriteeti, vormiriideid, mis pakuvad kaitset tule, plahvatuste, kosmose ja sügava mere eest. kuid Killi ülikond on eriline. see ei näita kandja võimu. selle tõeline jõud seisneb selles, et see kustutab inimese kuju. see peidab tema liikumise ja muudab ta osaks ümbritsevast keskkonnast. kui see töötab õigesti, pole ühtki sõdurit näha, ainult rohi, muld ja vaikne osa ümbrusest, millest vaenlane ei tea, et teda juba jälgitakse. Number 10. Pommitehniku viimane kaitse. kui leitakse pomm, lähevad kõik eemale, aga pommitehnik peab sellele lähenema. tal on seljas pommikaitseülikond, mis võib kaaluda üle 80 naela. see on kaetud tugevate materjalidega ja tal on kiiver, mis on loodud vähendama vigastusi killust, tulelt ja plahvatuslainelt. kuid see ei paku täielikku kaitset. see suudab peatada mõne plahvatusest endava metallitüki või vähendada selle mõju. kuid kui pomm plahvatab otse tehniku jalgade all, ei pruugi ülikond plahvatuse jõudu taluda. kuna see on raske, kuum ja piiratud nähtavusega, on iga samm aeglane ja ettevaatlik. Nad kasutavad esmalt roboteid ja muid tööriistu, kui see on võimalik. aga on olukordi, kus inimene peab siiski ise pommile lähenema, et seda uurida või kahjutuks teha. seetõttu ei ole pommikaitseülikond ohutuse garantii. see on viimane kaitse inimesele, kes läheneb ohule samal ajal, kui kõik teised eemaldatakse. Number 9. Šveitsi kaardiväe renessansiaegne vorm. Šveitsi kaardiväe värvikas vorm on üks Vatikani tuntumaid sümboleid. sellel on sinine, punane ja kollane värv. koos puhvisvarrukate, triibuliste pükste, valge mantli, värvilise baretii, kinnaste, vöö ja tseremoniaalse mõõgaga. iga vorm õmmeldakse eritellimusel, et see sobiks kandjale täiuslikult. kuigi see näeb välja nagu renessansiajast pärit, ei ole see lihtsalt kostüüm. selle kaasaegne disain kohandati 20. sajandi alguses. kuigi see põhineb vanemal Euroopa sõjaväevormil, ei ole Šveitsi kaardiväelased samuti näitlejad. Nad on väljaõppinud Šveitsi sõdurid, kes valvavad paavsti, tema elukohta ja olulisi osi Vatikanis. Tseremoonia vormi riietus on paks ja mitte eriti praktiline, kuid selle eesmärk on selge. see näitab traditsiooni, mis sai alguse 1506 aastal ja nende ülesannet kaitsta katoliku kiriku juhti. Number 8. Paavsti valge sutaan. Vatikanis toimuvatel tseremooniatel on paavsti lihtne ära tunda tema valge sutaani järgi. seda saadab tavaliselt valge vöö ja väike valge peakattega, mida nimetatakse tsuketoks. valge rüüp on selge sümbol tema rollist katoliku kiriku juhina. enne konklaavi algust valmistab Vatikani rätsep erinevas suuruses valged sutaanid ette. kui uus paavst on valitud, viiakse ta väikesse ruumi Sixtuse kabeli lähedal, mida tuntakse pisarate toana. seal paneb ta esimest korda selga valge sutaani, enne kui astub välja Püha Peetruse väljakul ootavate inimeste ette. ta siseneb konklaavi kardinalina, kandes punast rüüd, kuid väljub valges juba uue paavstina. lihtsa riiete vahetusega näidatakse kogu maailmale, et kirikul on uus juht. Number 7. Koka kaitsev valge jakk. peaaegu igal traditsioonilise kokajaki osal on praktiline otstarve. see on valget värvi,
sest mustust on sellelt lihtne märgata. See on köödis oluline, kus tuleb puhtust hoolikalt jälgida. Jakk on ka herealine. Kui esikülg saab mustaks, saab puhtama teise poole ette keerata. Paks kangas aitab samuti kaasa lisakaitsele kuumuse, auru ja kuumade vedelike eest. Traditsiooniliselt kasutatakse ka sõlmitud kangast nööpe. See ei sula ega lähe kuumaks nii kergesti, nagu mõned metallist või plastist nööbid. Jakki saab ka kiiresti avada, kui sellele satub kuuma õli või vett. Seetõttu ei ole kokajakk mõeldud ainult professionaalse välimuse jaoks. See on tehtud puhtuse, kaitse ja kiire töö jaoks kuumas ning kiires köögis. Number 6. Briti traditsiooniline kohtupaarukas. Mõnes Inglismaa ja Walesi kohtus kannavad kohtunikud ja advokaadid endiselt valget parukat, eriti kriminaalasjades. See traditsioon sai alguse 17. sajandil, kui parukad olid moes rikaste ja professionaalide seas. See mood kadus hiljem, kuid see jäi õigusvaldkonnas autoriteedi, kogemuse ja kohtu erapooletuse sümboliks. Õigusparukad tehakse tavaliselt hobusekarvadest ja vormitakse käsitsi. Lühikesi parukaid kantakse tavalistel kohtuistungitel ning pikemaid pidulikel üritustel. Kuid seda ei kanta enam kõigil juhtudel. Paljudel tsiviil- ja perekonnaasjade istungitel ei kanna kohtunikud enam parukat. Kuigi selle kasutamine on vähenenud, on see siiski osa Briti kohtute sajandite pikkusest traditsioonist. Number 5. Lennufirma kapteni 4 triipu. Lennufirma pilooti on lihtne ära tunda tema tumeda jaki, valge särgi, tiheda mütsi ja õla või varruka triipude järgi. See disain sai populaarseks 20. sajandil ja on inspireeritud mereväe ohvitseride vormiriietusest. Selle eesmärk on anda lennumeeskonnale professionaalne ja kergesti äratuntav ilme. Paljudes lennufirmades on kaptenil 4 triipu ja esimese ohvitseri 3 triipu, kuid süsteem võib lennufirmati erineda. See ei paranda piloodi oskusi, kuid aitab näidata, kellel on kokpitis suurim vastutus ning annab reisijatele ka kindlustunnet. Enne kui lennuk üldse liikuma hakkab, täidab vorm juba oma esimest ülesannet. See näitab, et lennul on koolitatud meeskond, kes vastutab lennu eest. Number 4. Eriti nähtav vanglavorm. Kõik Ameerika Ühendriikide vangid ei kanna oranži vormi. On ka vanglaid, kus kasutatakse kaki, rohelisi, siniseid, valgeid või triibulisi vorme. Oranži kasutatakse, sest seda on lihtne märgata ja raske enamikus kohtades varjata. Kui mõni vang põgeneb, on teda valvuritel ja avalikkusel lihtsam ära tunda. Ühesugused vormid aitavad ka kiiresti kindlaks teha, kes on kinnipeetav ja millisesse turvarühma ta kuulub. Mõnes asutuses on värv erinev, sõltuvalt klassifikatsioonist või vanglaosast. Kuid tänu filmidele ja telesaadetele on oranž kombinesoon saanud Ameerika vangide kõige tuntumaks sümboliks. See ei ole lihtsalt riietus. Seda kasutatakse isikutuvastuseks, turvalisuseks ja kiireks äratundmiseks nii vanglas sees kui ka väljas. Number 3. Matadori valguse ülikond. Matadori värvikat vormiriietust nimetatakse traje de luces ehk valguse ülikonnaks. Sellel on tikandid metalliidiga, litrid ja helmed, mis säravad, kui valgus neile peale langeb. See tehakse käsitsi ja sobib Matadori kehale täpselt. Vormiriietus on raske ja kitsas. Seetõttu aitab keegi seda selga panna. Jäik jakk aitab samuti hoida keha sirgena areenil olles. See võib maksta mitu $1000, olenevalt kangast ja disainist. Kuid see ei ole tehtud selleks, et kaitsta Matadori härjasarvede eest. Selle peamine eesmärk on muuta härjavõitlus suurejoonelisemaks ja silmapaistvamaks. Number 2. Londoni Toweri Beefeaterid Yeoman Warders, keda tuntakse rohkem Beefeateritena, on Londoni Toweri tseremoniaalsed valvurid. Nad ei ole näitlejad. Nad on endised Briti relvajõudude vanemkoosseisu liikmed, kellel on pikk teenistus ja hea teenistuslugu. Nad elavad koos oma perega otse torni sees. Nad valvavad seda ajaloolist paika, viivad läbi ekskursioone ja aitavad kaitsta kroonijuveele. Neil on tumesinine ja punane vorm päevasteks teenistusteks. Oluliste kuninglike sündmuste ajal kannavad nad pidulikumat sarlakpunast ja kuldset vormi. Nad osalevad ka võtmete tseremoonial. See on õhtune ametlik torniväravate sulgemine ja lukustamine, traditsioon, mida on järgitud juba üle 700 aasta. Pole täpselt teada, kust pärineb hüüdnimi Beefeater. Ühe tuntud seletuse järgi lubati neil varem süüa liha kuningliku laua pealt.
esikohal on vormel 1 tulekindel võistluskombinesoon. vormel 1 sõitja võistluskombinesoon on tehtud selleks, et anda talle väärtuslikku aega põgenemiseks, kui tema auto peaks põlema minema. See on valmistatud mitmest tihist tulekindlast materjalist nagu Nomex. See ei sütti, sula ega kleepu kergesti naha külge. Tulekindlad pole ainult kombinesoonid. Sinna hulka kuuluvad ka aluspesu, balaklaava, kindad, sokid ja saapad. Et sõitja oleks kaetud pealaest jalatallani. Iga kombinesoon tehakse eritellimusel. See peab olema parajalt avar, et sõitja saaks vabalt liikuda ja vajadusel kiiresti kokpitist väljuda, kui tekib hädaolukord. Praeguse FIA ohutusstandardi kohaselt testitakse rangelt kangast, õmblusi ja teisi osi tugeva tule ja kuumuse suhtes. See ei suuda sõitjat kaua kaitsta, kuid mõned lisasekundid võivad olla piisavad, et ta saaks turvavöö lahti, autost välja ja tulest eemale.